neid oma fitti põhimõtteliselt. Ma tegelikult sõbrannad, kes teevad, nendega just arutasin või saatsin snapi neile. Et kuna ma lendan 3 erineva lennuliiniga Eesti. Esimene on Korea Air ehk siis Brisbane'ist Seouli, siis Seoulist Amsterdami läheb KLM ja Amsterdamist Tallinnasse on Air Baltic. Ainuke asi on nagu see, et neil kõikidel on nagu erinevad need restrictionid. Näiteks Korea Air lubab 10 kilo seljakotis, KLM 12 kilo, Air Baltic 8. Küsimus, kas see seljakott näeb välja siuke, et seda peaks kontrollima? Ma loodan, et mitte, sest et mul on 11,1 kilo. Ehk siis ma isegi peaks tegelikult Brisbane'ist välja saama nende kilodega. Aga õnneks mul on üks kilekotikega kaasas, et ma saan sinna tõsta asju ümber. Ma randalle passin. Ja ma saan nagu asju ümber tõsta, kui vajadus on, aga ma väga ei viitsi. Aga see on mu fit. Ja ma lähen siin 3 tundi enne välja lendu või lennujaama, ehk siis 5:40. Ja proovisin online check-ini teha ja ei saanud. Ja ma ei tea, vaatame siis. Igatahes saate natuke näha erinevaid lennujaamasid siis. Mis on emotsioonid? No kurvad, kadedad. Põhimõtteliselt nii on. No jah, siis pead vastu. Ei, no seda kindlasti. Eks näha on. Nii või hommikul juba nutanda? Arvan küll. Märgade silmadega lähen liiklusesse. Peab paukun. Lappas, ma ei saa isegi lennast välja ja tule kohe tagasi. Päris. Hüvasti etuaeg. Ja ma näitan. Mis viga arvata? Midagi. No siin on kogu mu kama ja see kott oli 11,8 kilo. Ja see Korea Air lubab tegelikult 10. No ta ei teist nägugi, et mul üle on seega see nice. Ja siis ma ei tea, see vedelike, ma ei pidanud võtma ei elektroonikat välja, ei vedelikke välja. No check-in'i ma online'is teha ei saanud, siis ma pidin nagu minema sinna sellesse puitkasse, tegin check-in ära ja siis ma pidin teised korrused liikuma 4. korrusele, et saada siis nendest turvaväravatest läbi. Seal oli küll lebo, nagu paned istuma koti sinna trace, lihtsalt kõnnid läbi, see liiks või kõik ja nagu tulin läbi selle duty free ja mu värav on kohe siin samas. Nagu väga mugav, ma tulin 3 tundi enne lendust, et nagu soovitatakse, aga ei olnud väga palju inimesi, nagu väga chill oli kõik, nii et loodan neid asjale täpselt sama süüvalt edasi ka. Aga ma näitan varsti, ma ostsin võtmehoidjaid kõikidele sõpradele, tuttavatele, peredele ja siis ma pean Koreast, ma ostan enda emale ka. See tempot Koreast ei tahtnud austama, ent ma võtsin Koreast kanna. No nii, 10 tundi siit ma tulen. Ühesõnaga, Karina ja Saadi ei tea mitte midagi, et me üldse Eesti tulin ja me üllatame Karinat, sest Saadi vist on Soomes praegu. Aga vaatame, ma üritan Karina reaktsiooni siis saada video peale. Lähen viin talle kokteilisiirupeid pitsasse.
niimoodi ootamatult. Kuuled või? Oh my god! Mul pisarad! Oh my god! Mida sa? No see on vastuvõtt siis. Ja tisu! Äkki läheb ratsutama ka, noh? Põhimõtteliselt ei ole isegi nagu teed. Lihtsalt kuskil kellegi. Ma ei tea, kus kuradi kohas me oleme. Tule veel reaalselt puhkama nagu kuskile kuhu kohta, Riguldisse. Nagu reaalselt. Magasime vist mingi koha maha ja nüüd mõtlesime, et Google Maps näitas, et tahad sealt ringiga minna. Aga me sõidame reaalselt nagu off-roadime. Seega me pole isegi kaugeltki mitte lähedal praegult veel. Okei, house tour. Ei, meil on siin väga vibes, noh. See on meie shopping. Me saame isegi selle kaminakese panna. Kööiosa. Siis siin on meil pesuruumika, on ju. Vannitookene. Siuke. Väga vibe. Ma näitab väljas ka seda maja. Jah. No? Said või? Sain. Professionaal. No vaatame, kuidas siis naised grillimisega hakkama saavad. Kas läheb? Kas saame hakkama ei saa? No söekotiga tõst tuli lahti, nii et etapp 1 done. Nagu palju nüüd isegi panema peale. Ma võin natukene. No meil on paar vorstikest ainult. No kuidas hindad sooritust? Mingi 20. Ja mitmes grill see sul oli? Sinu tehtud grill? Noh, ma ütleks, et... Ma ütleks, et tegelikult on päris hea, noh. Seest nagu toores ei ole, siis on tähendab. Siis on hästi. Paneme veel midagi grillile? Ei, vist mitte. Oblikaid. Väike kapsas, väike salat. No jah, arvesse saate kuulda, kuidas siis teistest läheb. See oli Johanna ärkab. Teedi mulle ka laadi. Loodan, et mitte. Loodan, et mitte. Yeah, a little sad, but I'm waiting very patiently. Like what my aunt says, life is not a race. Tulime romaansi tegema. Dirhami sadamasse. No väidetavalt pidi olema selle ranna parim lutsukivi nüüd. 2, tugev 2. Davai. Me avastasime, et see rand on nagu kivirand. Keetusid on nagu tatraterad ja siis tatrarand. Ma näitan teile efektina. Viskan meie leitud tatrakesed vette kohe. Hääl on käega. No nii. Mõtlesime näitame, kui see siis hämaras ka on. Väga mõnna. Midagi lolli, ainu. Meeldib alati mingisugust veidrat nägu teha. Kängiga tiksumas. Jah. No väga pirakas teine. Nii me siis prep hakkab pihta, noh. Vaatame, millega me lõpetame. Ei ole seda, no nii on ilus. Vähendab, et saime need, ma poleks olnud, et ma need ei saa. Need on nüüd hea. Need on sitaks hääd. Meil käib. No nii, ma ei ole väga palju Eestis vloginud, aga toimetamist on olnud. Autole see nostja.
korteriasjad on korras ja täna on siis tähtis päev, täna on pulmapäev ja ma just käisin soe juures. Tegelikult mul on kivikest teisel pool. Ja siis meigi ma teen ise ja nüüd ma lähengi Sandra juurde, siis teen meigi seal, paneme kleid selga ja siis 3,5 tunni pärast oleme Õnnepalee ees. Ja siis ma loodan, et ma saan loa ikkagi mingi pulmaklippe asja ka kasutada ja siis saan näidata teile, milline see päev on ja Eestis on siuke perfect pair Heavenly uus jook, nii et väga hea on. Mida? Stay tuned. Ühesõnaga pulmaprepp käib, kleidid ripuvad siin, ma teen vlogi. Meik, kõik, ühel vennal on siin töö veel poolik. Mul on veel soeng, on nagu, okei, ma mõtlesin, et ma lähen jah niimoodi, klombrid. Aga meiki hakkan tegema ja siis loodame, et me jääme oma lõpptulemusega vähemalt rahule. Sealt ta läheb. Kes kulutab kõige rohkem raha? Kes on kogu aeg näljane? Kes on parem kokk? Ma tean, viin oli raudselt väga hästi muidu sulle. Kellel alati on õigus? Kes on sinu teine pool? See laulud on väga lihtne, iga kord, kui ma suunan mikrofoni teie suunas, te peate ütlema 2 väga lihtsalt ilusat eestikeelset sõna. Põleme koos ja seda 3 korda järjest. Keskel kell 3 oodan nüüd, sõnum meile Euroopasse, kõik tule, mida ootan, sama habane või soola. Nii korra siis keerutan nii palju, üks kord, kui maailma meile on, keda aega meile on, langetan, kuba küll on, Babylon sõida veda. Let's get it started, let's get it started. Lose control, my body and soul, don't move too fast, we just take it slow. Tonight's like fuego, let's get a deep middle. Quiero explamos, hands up in the air to the left, to the right, to the left, to the right. Back up, back up, back up. Pump it louder, 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 pump it louder. Turn up the radio, that's the stereo. Let's go, let's say the way, let's do the little Me mõtlesime, me tuleme natuke varem ära, aga nüüd tuli see hea laul. Siin vähemalt on ruumi tantsida ka, noh. Hommikul rõõmu, vaalisega lasena olla see.
räägin lihtsalt kokkuvõtlikult siis ära, mis mul kõik Eestist jõudsin ära teha selle. Ma olin siis kokku, teisel hakkasin lendama ja 27 olin tagasi. Ehk siis 25 päeva, aga Eestis päriselt ma olin 22 päeva. Et ülejäänud olid siis lennupäevad. Juunikuu oli mul selline, umbes omadega on ju. Põhimõtteliselt ma maandusin siis 3. juuni. Ma ei mäleta, mis ma seal 4.5 tegin, tõenäoliselt käisin, nautisin mingeid Eesti sööke sõbrannaga. Siis 7. pühapäeval me käisime siis sellises nagu minipuhkuse kohas. Ma panen pärast pole selle asukoha ja mingi pildid siia. See oli suht ilus ja mõnus. Meil oli mõlemal vaja seda, võib-olla ühe natuke rohkem kui teisel on ju, aga täiega mõnus oli. Meil oli seal see mullivann, meil oli sauna me ei kütnud küll, sest et me ei viitsinud. Ja me käisime ka Dirhamis vaatamas päikeseloojangut, ülimõnus vaib oli ja nii edasi. Siis esmaspäeval tulime me tagasi, siis ma käisin Küüntes, sellepärast et siis hakkas see ettevalmistumine selleks pulmapeoks. Siis teisipäeval me käisime Pärnus päevaks, käisime Mumm Cafees, nautisime oma seda parti seal, ülimõnus. Kolmapäeval siis ma käisin, oligi, kui ma maandusin, tegelikult ma hakkasin kohe oma autoga asju ajamast ja hakkaski siis pihta, et nagu inimesed olid kirjutanud, hakkasin siis nagu jooksma nende kokkusaamiste vahelt ja ülevaatuste vahelt ja kes tahab ostueelse kontrolli teha, kes ei taha ja nii edasi. Ehk siis kolmapäeval oligi mul esimese huvilise juba kella 9 kokku lepitud Mustamäel. Läks siis ostueelsesse kontrolli see auto, siis ma käisin, ostsin Eesti lipu aussi, tõin tagasi nagu sõpradele. Siis käisin, ostsin meie mõlema poolt. Randaga oli see Randa väikse vennale põhikooli lõpukingitus ja õhtul, minust peale seda ma veel isegi läksin, siis kui ma linnas käidud sain, siis läksin seda pulma kohta seal kaunistada ka. 11. oli siis see tähtispäev, see oli pulmapäev. See läks nagu üli hästi, natuke läks lappe ka sellega. Pole hullu. Reedel oli siis see põhikooli lõpetamine. Siis oligi peale seda oli niimoodi, et mul läksid vanemad reisile nädalaks ja ma siis hoidsin loomi maja, kassin taimi, kui oli vaja. Ja nii edasi, siis ühesõnaga põhjus puhkasin, sest et ikkagi see neljapäeval pulm ja reedel siis see lõpetamine. No ma olin ikkagi väga läbi sellest pulmast. Oleme ausad, see oli päris karm. Siis esmaspäeval kohe tegin sõbrannale kingituse, käisime Black Eyed Peasi kuulamas Tallinnas. Ka oli mõnus. Siis ma hakkasin käima teise sõbranna juures. Käisin mitu korda põhjust Assakul. Siis 19 oli meil vaja korteriühistust teha siis koosolek. Oligi, me üritame maja renoveerima hakata, siis oli vaja neid asju ajada, seal konsultant oli. Siis minu arust oligi, siis oli Jüri Jaani tuli ja Kose Jaani tule ma ka mitte ühtegi klippi ei teinud, aga Kose Jaani tuli oli nagu väga mõnus, aga jällegist sai pidutsetud küll. Aga mul ei ole nagu mingi klippe, kus ma nagu tagasi tulen aussi edasi, aga põhimõtteliselt kõik, mille pärast ma läksin Eesti ja kõik asjad ma tegelikult sain tehtud ka. Ainuke asi, mida ma ei saanud tol hetkel tehtud, oli auto müümine. Sellepärast, et see, kelle pärast ma käisin siis seal selles ostueelses kontrollis, ma ei tea, kas ta siis ei osanud nagu otseselt nagu kokku panna oma peas või arvestada, et nagu mis tal siis kõik kaskavad, liikluskindluses kõik asjad kuumaksena tulevad. Ja ühesõnaga ta sai aru, et ikkagi jääb tema jaoks liiga kalliks. Aga kui ma 25. tagasi hakkasin lendama, siis tegelikult mulle kirjutaski Jaanide paiku seal üks poiss. Ja tema tuli Eesti tagasi 28. Ehk siis kui ta maandus, äkki järgmine päev, siis tuldi seda autot vaatama ja käidi sellega seal ostueelses, mitte ostueelses kontrollis vist, nagu ülevaatusel nii-öelda vist.
ja nagu kuna ma ise Eestis ei olnud, siis mul oli väike abiline Eestis, kes aitas mul neid asju ajada seal. Ja see vend ostiski ära selle. Mitte küll see, kes mulle kirjutas, öeldes, tema vend on ju, aga noh, suures pildis vahet pole, autot mul enam ei ole Eestis. Ja nii, et õnneks ikkagi see sai ka tehtud. Nii et ütleks need, et juunikuu oli selles mõttes päris teigus kuu. Ma vaatan, kui mul tuleb veel mingid pilte või asju, võib-olla millestki ei rääkinud, siis ma saan lihtsalt ekraanile mingi lisateksti panna. Ja jah, kui ma 27 maandusin, siis me läksimegi kohe sinna väiksele Getaveile ka Randoga. Nüüd olen peaaegu, et juba ongi kuu aega möödas jälle. Ja ma ei ole jätkuvalt tööd leidnud, kui kedagi huvitab. Mis raskeks teeb meil nagu selle töö leidmise on nagu see, et Rando käib meie autoga tööd, meil on 2 peale ainult 1 auto. Tööpakkumised nagu kandideerid läbi siiki, kandideerid ülipalju, vastuseid saad suht vähe ja kui sa isegi saad, siis bussiga trippides endesse kohtadesse, kus see töökoht on mingi 2 tunni kaugusel, aga kui sa pead kella 6 seal, tähendab seda, sa pead kell 4 juba bussiga liikuma, ehk siis sa peaks ärkama mingi 3:30 or something, on ju. Et noh, päris karm on, aga järgnevates videotes näete, meil tuli nüüd meie Aussi best friends, Kaisa ja Kermo tuli ka nüüd Prissi, Kermo sai sinna sama kohta tööle, kus Rando on ja siis nüüd me elame siis Kaisaga sama elu. Ehk siis, kui me tulime Prissi, ei olnud siin väga palju mitte kedagi, vähemalt nagu, kui isegi oli, siis oli keeruline neid inimesi leida, aga issand, ma juba 10 minutit jääpinud. Aga nüüd vaikselt hakkab tulema ja nagu need majakaased on meil ka väga toredad ja nagu meil on nüüd mõlema Randoga enda personaaltreener ja et nagu hästi nagu tore on, et vähemalt me ei ole üksinda ja me saame selle jagamisega väga hästi hakkama, sest et meil on nagu terve korrus 4 inimese peale ja seda on väga lihtne jagada niimoodi. Ja nii, ma olen reaalselt mingi paar tundi tagasi Austraalias nüüd olnud ja meil on mini vacation. Tahaks hause tuuri ka teile. See on siis meie köök on ju siin. See on elutuba. Ma näitan vaatajate viimaseks. Siis see on pesuruum ja kuivati. Vannituba. Wow. Väga spacious. Ja siis see on meie vannituba. Ise magamistuba tähendab. Magnificent. Ulme. Vaatame juba ka. No nii. Vaap see värk ju. Meil on see äge vann. Vaata väga külm jälle. Kell on 7:30 hommikul ja hommikul oli siin ulmeaudu, aga nüüd läheb nagu aina paremaks. Ja meie vaated lihtsalt magnificent. Ja ma nüüd hüppan vanni.